Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas, on teisipäev, 3. märts, kell on 6 minutit 1 läbi ning pärast vabariigi aastapäeva nädalat on eetris taas värske Krimiraadio. Saated juhivad, nagu ikka, ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänase saate teises pooles räägime kohtuasjadest ja prokuratuuri poolt algatatud menetlustest, kus kahtlusaluseks on mõni Riigikogu poliitik. Teemat aitab arendada juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmetsa. Päris saate lõpetuseks võtame ette aga ühe kummalise kuriteo. Nimelt pidas politsei mõned päevad tagasi kinni tagaotsitava, kes kahtlustuse kohaselt ründas mullu kevadel ühes Tartu pargis teist inimest Jaapani võitlusmõõgaga. Kellega tegu, kust pärines see haruldane mõõk ning milline oli kuriteo võimalik motiiv ja taust, sellest aitavad meil selgusele jõuda prokurör Rebecca-Marie Post ja Tartu jaoskonna menetlustalituse grupijuht Taivo Rosi. Aga see kõik tuleb hiljem. Saate esimeses pooles heidame üle pika aja taas pilgu Maksu- ja Tolliameti töölauale. Nimelt on vahepeal ilmunud Maksu- ja Tolliameti möödunud aastat kokkuvõttev aastaraamat, millesse proovime siis täna pisut süveneda ja uurida, et mille kriminaalsega ja vähem kriminaalsega seal silma on paistetud. Ja selles aitab meid täna orienteeruda MTA uurimisosakonna põhjatalituse juht Eduard Rõmmel. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere tulemast. Eduard Rõmmel, kui eelmisesse aastasse kuritegevuse mõttes tagasi vaadata, siis mis seda 2025. aastat Maksu- ja Tolliameti jaoks iseloomustab? Mis valmistas enim peavalu? Loomulikult valmistas peavalu nüüd salasigarettide tõus ja teine aspekt, millega me pidime siis eelmine aasta siin rinda pistma, oli siis see, et Maksu- ja Tolliamet sai siis endale ka sanktsioonikuritegude menetlusõiguse, ehk siis meie jaoks oli see täiesti uus valdkond, mida me siis hakkasime menetlema. Kui täpsustada, et mis see tähendab, et mida te menetlema hakkate siis? See tähendab seda, et kehtestatud on siis sanktsioonid Venemaale veetavate kaupade suhtes ja siis nendega siis tegelemine on mingist hetkest kuritegu. See sanktsioonikaup, seda vist ma ise arvaks, et on üsna keeruline ikkagi tegelikult selles mõttes kätte saada ja tuvastada, miks see nii on? Jah, siin on päris mitu nüanssi, et esimene on nagu see, et mängitakse siis seal kaubakoodidega, ehk siis näidatakse kaupadena midagi muud. Teine asi on siis, kui me räägime nüüd ekspordist, siis on neid sanktsioone nagu päris palju, päris paljudele kaubagruppidele on kehtestatud need sanktsioonid ja et seal nagu siis nii-öelda aru saada, millega on tegu, see on väga mahukas. Nüüd sigarette te mainisite, salasigarette siis, et kui aimu anda, kuivõrd siis see on peavalu, millised mahud meil siin on, et rääkida ikkagi salasigarettidest? Jah, no siin võrdlusena võiks kohe tuua, et kui 2024 aasta lõpus pannes kokku statistika, siis ära võetud sigarettide arv oli seal circa 16,5 miljonit, siis eelmise aasta lõpus oli see juba 37 miljonit sigaretti. Ehk siis kasv on olnud väga märkimisväärne. Millisel kombel või mil viisil need üle tuuakse? Me teame, et siin aeg-ajalt küll Leedus on näiteks olnud probleemiks mingisugused õhupallidega liikuvad salasigarette koguseid ja mingisugune õhupall leiti ka meie siin Peipsi järvelt hiljuti, aga üldiselt mismoodi neid veetakse, mismoodi ja kuidas tabatakse siis? No üldiselt ikkagi salasigarettide vedu käib meil maanteel, kas siis peidetakse legaalse kauba sisse või üldse kuhugi peideta, on näiteks rekka terve
suur rekk on salasuitsu täis. Ja mingi osaga liigub siis nii-öelda legaalsete transporditeenuse pakkujate siis kaubavedudes. Et kui näiteks ma soovin saata sealt Soome, siis ma tellingi mingi legaalse transpordiveo ja siit see ära tuuaksegi. Ja kaubavedaja isegi ei tea, mis kaubaks on. Kus kandist tulevad meile muidu salasigaretid tänapäeval? Mis nii-öelda vabriku toode see on? Et ma tean, et varem tuli see sageli Valgevenest. Nüüd kui Valgevene piirid on ikkagi pigem kinni, et kust kaudu nüüd, või tähendab, millised kaubad nüüd tulevad, milliste vabrikute toodangut me siin näeme? Jah, Valgevene nüüd salasigarette on jäänud nagu meil nagu vähemaks. Küll on tõusnud nüüd salasigarettide vabrikutoodang. Kus need vabrikud nüüd täpselt asuvad, ega seda enne ei tea, kui neid avastatakse, aga eks nad ikkagi sinna Lääne- ja Ida-Euroopa poole jäävad. Möödunud aasta üheks võib-olla selliseks silmavaistvamaks juhtumiks, kui me salasigaretidest räägime, oli novembris Tallinna Vanasadamas, kus te siis saite kätte circa 3 miljonit ebaseaduslikku sigaretti, see teeb siis umbes 150 000 suitsupakki. Kirjeldage pisut, et mis lugu sellise saadetise taga oli? No siin nagu meie vaatest isegi ei ole midagi erakordset. Aga lugu iseenesest on täiesti tüüpiline lugu, kus siis praegu siis menetluses olev kriminaalmenetlus, mille täpsemaid andmeid ma siin avaldada ei soovi, kus siis sigaretid laeti peale Lätist ja sooviti viia siis nagu Soome, et neid seal siis turustada. Nüüd rääkisite, et sageli peidetakse need salasigarettide partiid kuhugi legaalse kauba vahele, sageli ei vaevutagi peitma, vaid lihtsalt veetakse lootuses, et ei jää vahele. Aga kui, ja me teame, et salakaubavedajad üldiselt on leidlikud ja nutikad, üritavad alati olla samme eespool kui nende siis püüdjad ehk teie, ja siiski on mõni huvitav ja täiesti üllatav koht, kus te olete leidnud salasigarette, niisugune peidik, mille peale ikka annab tulla. Pean kahjuks nördimust valmistama, et meid on raske juba üllatada. Et oleme näinud kõiksugu asju, ekstreemsed võib-olla siuksed asjad on tõesti, kui ehitatakse siis kaubikute sisse topeltseinad, topeltpõhjad, topeltlaed, sinna siis käsitsi topitakse neid sigaretipakke. Neid oleme läinud. Võib-olla siin paar aastat tagasi kõige rohkem nagu üllatas meid see, et hakati siis saatma nüüd posti teel neid salasuitsu pakke või kaste, et ühte sinna siis posti siis aparaati mahtus täitsa tavaline salasigareti kast. Ja meie jaoks oli natuke üllatav, et siis nii palju viitsiti nagu vaeva näha selleks, et siis siin need 10 viisi neid kuskilt teele panna ja siis siin Eestis neid 10 viisi kuidagi siin vastu võtta. Et see võib-olla korra nagu üllatas meid nagu. Et tavaliselt ikkagi üritatakse tuua nagu korraga üks suur kogus ära. Jah, mõned peidavad, mõned kasutavad erilisi teid, et vältida siis vahele jäämisi, aga üldjuhul väga enam need asjad meid ei üllatagi. Aga see, et seal üritati postipakkidega saata nagu, te ütlesite, et kas üllatas see nahaalsus, et postipakid üldiselt on ju meil ikkagi, toll jälgib seda vägagi pinevalt ja ometigi üritati saata, kas see üllatab see, et nad lootsid, et äkki läheb läbi või mis seal nagu sellist üllatavat oli? Üllatas lihtsalt see, et neid tavalisi sigarette ei ole nagu sellistes kogustes postipakkide teel nagu saadetud. Ja see oli meile niisugune nagu esmakordne, kus me nägime nagu seda mahtu, et see nagu veits nagu üllatas meid. Mahtudest üldse rääkides, siis siin circa 3 aastat tagasi ma mäletan, et Eesti salakaubaveos juhtus, võiks isegi öelda midagi anomaalset, et toimus mingisugune järsk salakaubaveo plahvatus, mõne kuuga vaid võeti siin, mäletan, maismaatranspordis maha 10 suurt salakauba lasti ja kas see on nüüd kuidagi maha vaibunud või maha rahunenud või jätkub see kõik samas tempos?
Siin kahjuks ei meenu mulle need kogused. Küll on ikkagi mul mulje, et praegused kogused on suuremad kui 3 aasta tagused. Mis nüüd puudutab seda 3 aasta tagust salakaubandust või salasigareti businessit või äri siin, siis 3 aastat tagasi me ju avastasime veel mitte käivas olema selle salasigareti tehas Eestis. Jah, ta veel ei olnud nagu käiku lastud, aga teda valmistati ette ja Eesti mõttes ta oli ikkagi päris mastaapne salasigareti tehas. Nüüd ma enne mainisin korraks seda kummalist leidu Peipsilt, kus siis, eks ole, õhupalliga oli saadetud ja sinna kuhugi maandunud see sigareti kogus, salasigarettide kogus. Kuivõrd sellest võib kujuneda mingisugune trend või mingisugune nähtus edaspidi, nii nagu ta on Leedus, kus ta juba lausa siis häirib, eks ole, lennuliiklust, et hakkavad saabuma mingisugused õhupallid koos salasigareti pakkidega, või oli see ikkagi üks ja ainuke juhus ja trendi hetkel ette näha ei ole? No ma siin nagu trendi ette ei näe, aga loomulikult ega me ju ei tea, mis plaanid seal naabril on. Et jah, võib ju neid tulla ka edaspidi. Samas peame arvestama, et sinna mahub ainult ju 3 kasti on ju. See ei ole nagu selles mõttes väga suur kogus. Selle kätte saamiseks tuleb ka salakaubitsejal ju vaeva näha, et see üles leida kätte saada. Ja siin nagu nüüd võrrelda nagu situatsiooni Leeduga, siis siin ma arvan, et siin vast ikkagi Leedu need õhupallid olid ikkagi mingisugusel teisel eesmärgil saadetud kui salakaubavedu. Aga teeme siin ühe väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning räägime möödunud aastal tabatud salakaubast ja ebaseaduslikult kraamist. Stuudios on külas MTA uurimisosakonna põhjatalituse juht Eduard Römmeld. Eelmise saateosa lõpus me põgusalt mainisime ühte salasigareti tehast, mis siin tegelikult küll 3 aastat tagasi Eestis avastati, aga tahtsin küsida, et kui palju seda salasuitsu seal oli ja millega see tehas siis ikkagi täpselt tegeles? Salasuitsu seal läbiotsimise hetkel ei olnud veel alustatud tootma. Küll seal olid seadistamisel kõik liinid, mida kasutatakse siis sigarettide tootmiseks ja seal olid ka valmis kastide viisi kartongid, kuhu siis sigaretide pakkide kartongid, mis siis viitasid sellele, et nad ikkagi plaanisid seda tootma hakata. Kui palju see tehas oleks suutnud toota neid sigarette, kui see oleks ühel hetkel tööle hakanud? On mingi aim sellest? Jah, kunagi sai isegi need numbrid välja öeldud, et kui ma nüüd mälu ei peta, siis seal oli vist 100 miljonit sigaretti kuus või suisa nädalas. No see on ikka metsik kogus, vähemalt kõlab küll nii. Et see oleks jah, ikka seal oligi, me niimoodi arvestasime, et umbes ta võiks nagu siis, ta oli ikkagi vist 10 rekkatäit salasigarette toota ära viia. Nüüd ma saan aru, et see tehas ei alustanudki tööd, teda üritati seadistada, teda üritati käima lükata, õnneks meie korrakaitse inimesed said sinna vahele ja see tehas meile salasigarette ei tooda, aga mis sellest ettevõtmisest sai ja nendest inimestest, kes selle taga olid, et kuhu see asi jõudis lõpuks? Kuna salasigareti seal ei toodetud, siis seda etteheidet neile teha ei saanud, küll tuvastati seal ära siis intellektuaalse omandi pettus, ehk siis kus siis legaalsed sigaretitootjad ütlesid, et nende kaubamärki on seal kahjustatud, et siis selle pinnalt siis sai siis menetletud lõpuni. Küll mitte kedagi süüdi ei mõistetud, aga siis sigaretiliinid
millega siis kavatseti toota neid salasigareti, need siis ikkagi konfiskeeriti ja hävitati. Me oleme rääkinud siin salasigarettidest, et sellega on teil olnud eelmisel aastal omajagu rabelemist, palju seda proovitakse tuua, aga kui salasigaretid kõrvale jätta, siis mis on kõrval veel selline järgmine salakauba artikkel, mis justkui on populaarne? Ja no siin me ei pääse mööda ju e-sigarettidest ja e-vedelikest, et siin me näeme, et see on väga tõusvas trendis, ilmselt oma populaarsuse tõttu, keelatud on igasugused maitsed ja nende maitsete tõttu siis ju tegelikult neid e-sigarette ju tellitaksegi. Ja siin me ei näe ka märki selle vähenemisest. Tahaks vägagi küsida teie käest, et kuidas teile tundub, kas ütleme ainuüksi maitse pärast mingisuguse kauba, ütleme salakaubaks tegemine teile nagu liiga suuri ülesanded ei pane, et me teame, et vist on, eks ole, Läti on lähimriik, kus on need maitsed lubatud ja võidelda nüüd sellega, et Lätist muudkui tulevad need e-sigaretid, millel on teised maitsed kui siin lubatud, meil lubatud maitsetest, siis see tundub niisugune suur, raske ja teinekord ka päris mõttetu töö või kuidas? Eks see on poliitika ja tervishoiu teema, et ega need maitsed ju või need e-sigaretid ei tohi olla ju tegelikult meeldivad, et me ju kõik oleme lugenud uudiseid, kuidas alaealised ju neid tarbivad, et siin on see tervishoiu aspekt kindlasti juures. Mis puudutab nüüd teisi Euroopa riike siin nende e-sigaretide maitsete osas, siis tegelikult me näeme, kus kõik riigid vaikselt liiguvad ikkagi sinna suunas, et keelustada need maitsed ära nagu Ka Läti, olete kursis? Ka Läti. Rääkides nendest e-sigarettidest, siis Raul mainis, et võib-olla Lätist sealt midagi tuuakse, aga kas tuuakse Lätist, kust kohast tegelikult need e-sigaretid siis ikkagi põhiosas meile siia jõuavad? Siin ei maksa nüüd kindlasti kinni jääda sõnasse Läti, et lihtsalt geograafiline asukoht meil on niisugune, kus meie naaber on Läti ja see maanteetransport ju jääb läbi Läti, on ju. Et aga need e-sigaretid jõuavad ju meile ka igalt poolt mujalt Lääne-Euroopast, postiteel näiteks tulevad väga suured kogused, nii et neid tuleb ikkagi päris igalt poolt. Nüüd üks asi on need erinevad maitsed, ütleme siis nii-öelda meeldivad maitsed, mis Eestis ei ole lubatud ja mida seda rohkem muidugi tahetakse salakaubana sisse tuuakse, aga nüüd teine asi on psühhotroopsed vedelikud, mida ka selles e-sigaretti peidetakse või seda kaudu kasutatakse või tarvitatakse. Ja sellega seoses ma olen nüüd lugenud siin päris mitut uudistki, et on ka tervisekahjustusi saadud. Kuidas sellega on? Võt just nimelt nende psühhotroopsete ainete või vedelikega, mida kasutatakse e-sigarettides? Jah, ehk siis sünteetiline kanep. Sellega on ka jälle niimoodi, et tellitakse mitmest Lääne-Euroopa riigist neid ja see on nüüd siuke e-sigaret, mis siis sisaldab narkootilisi aineid ja selle tarvitamine ongi nagu siis tekitab mingit narkolist joovet. Neid nüüd ei tellita niivõrd massiliselt kui tavalisi e-sigarette, aga neid ikkagi tuleb. Aga siiski on juba, ütleme, on suur huvi nende vastu vähemalt või tunnete, et see on üks töölõik, millega teil võib-olla tulevikus seda aina rohkem tuleb tegeleda? No siin peame nüüd eristama nüüd kahte asja, et ühed on need, kes ise tarvitavad ja tellivad neid ja teine aspekt on siis see, kes siis tellivad juba suuremates kogustes edasimüügi eesmärgil. Ja see on nagu ikkagi ohukoht meil. No, siin on, ma ei tea, kas teie kahjuks või teie õnneks palju olnud meedias juttu näiteks sellistest mereoperatsioonidest, kus Maksu- ja Tolliamet on siis laevu kontrollinud, kui palju selline meretransport ja see Venemaa võib-olla selline varilaevastik, kus siis võib igasuguseid asju liikuda teile tööd teeb või toob? No otseselt varilaevastikuga me nüüd ei tegele. Küll aga me jälgime siis
kaupade liikumisi, mis siis tulevad meritsi Eestisse ja ühtlasi ka reageerime siis rahvusvahelistelt partneritelt saadud infole, nagu see ka viimase laeva kinnipidamine näitas. Jah, seal küll seekord narkootikume ei leitud, kuid siin paari aasta tagune kogemus, kus me samamoodi reageerisime, siis sealt me ikkagi saime arvestava koguse kokaiini. Kokaiiniga jätkates siis juba pikki aastaid, vähemalt viimased 5 aastat on selgelt juttu olnud, et siis need Ladina-Ameerika kartellid koostöös siis organiseeritud kuritegevusega Euroopas on Euroopa üle ujutanud kokaiiniga, võrdlemisi puhta ja sellise lihtsasti kättesaadava kokaiiniga. Kuidas nüüd viimane aasta selles mõttes tundub? Aga ei ole ka siin mitte midagi muutunud, et seda näeme ka näiteks kokaiini nii-öelda siis hinna pealt, et ei ole tõusnud kokaiini hind ja ei ole tõusnud ka teiste narkootikumide hind. Et siit saab nagu teha nagu selle järelduse, et ta on nagu lihtsalt kättesaadav. Ja ikkagi kokaiin on meil praegu top 3 narkootikumi seas, mida siis me siin avastame. Kust viimati kõige huvitavam koht oli, kus leidsite? Ma tean, et siin viimasel ajal on või aastad tagasi oli juhtumid, kus seal banaani konteineri vahel olid ikkagi kotid puhta ainega. On siin mingisuguseid huvitavaid leide teil lisada? Ma nüüd ei mäleta, kas see oli vist eelmine aasta, kus siis kehasiseselt vist toodi äkki nii-öelda siis kulleri poolt ainet Eestisse läbi lennujaama. Ja ka arvestatavalt suured kogused, mitte niisama? Ja ikkagi suured kogused, jah. Nii palju keha sisse mahub. See kõhus muugeldamine justkui tundub minu jaoks selline möödanik ja minevik või ikkagi puututada sellega tihemini kokku, kui võiks arvata? Aeg-ajalt puutume, et võib-olla isegi sooviks vähem puutuda. Jaa, pisut selle narkootikumide teemaga veel jätkates ja narkootikumi võib ka iseenesest salakaup olla, et kas me oleme ikkagi selline sihtriik või rohkem transiitriik ja meist lihtsalt sõidavad need kaubad läbi? No siin ma pean ikkagi ütlema, et me oleme suuresti ikkagi transiitriik. Jah, Eestis on oma väike turg olemas, tarvitajad, diilerid ja nii edasi, aga kui me räägime ikkagi nendest suurtest kogustest, siis need ikkagi liiguvad siit Lääne-Euroopast läbi Eesti siis sinna Põhjamaadesse. Ja ütleme selles osas teie ja teiste siis jõustruktuuride ülesanne ongi siis lihtsalt ohjata seda transiiti siin ja teha kõik selleks, et seda oleks vähem. Ja meie kohustus on seda takistada. Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna põhjatelituse juht Eduard Rõmmel, aitäh täna saatesse tulemast. Meie teeme siit taas ühe väikese pausi ja oleme siis tagasi juba uue teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi. Saadet juhivad jätkuvalt Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, aga meil on uus teema. Räägime kohtuasjadest ja prokuratuuri poolt algatatud menetlustest, kus kahtlusaluseks on mõni Riigikogu poliitik. Teemat aitab arendada juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmetsa. Tere ja suur tänu, et aitate meil seda teemat arendada. Tervist. Meil on meeles 3 viimase aja juhtumit, kus Riigikogu liikmed on moel või teisel rikkunud seadust. Meenutagem neist mõnda. Just hiljaaegu saatis prokuratuur õiguskantslerile Tõnis Mölderi kriminaalasja materjalid ning taotluse, et õiguskantsler saaks teha Riigikogule ettepaneku võtta temalt ära saadiku puutumatus. Nimelt on Mölderile esitatud kahtlustus 2 süüteos, altkäemaksu küsimises ja altkäemaksu
võtmisega nõustumises ning kelmuses ametiisikuna. Veel kahtlustab prokuratuur Mölderit selles, et ta tellis 2022. aasta novembris 1000 Keskerakonna sümboolikaga valimisreklaami postkaarti ning esitas nende eest tasutud arve Riigikogu kantseleile hüvitamiseks. No ja samuti on Riigiprokuratuur saatnud kohtusse kriminaalasja, milles esitas Riigikogu liikmele Kalle Grünthalile kogutud tõendite põhjal süüdistuse omastamises. Süüdistuse kohaselt kasutas Kalle Grünthal talle üksnes ja ainult tööalaseks kasutamiseks antud 2 kütusekaarti 2023. aastal korduvalt isiklikuks otstarbeks, kui andis neid kasutamiseks oma pereliikmetele. Süüdistuse järgi osteti sel viisil isiklikuks otstarbeks kütust vähemalt 46 korral, kokku veidi üle 3000 euro väärtuses. Ja siis on veel ka Kalle Laaneti juhtum, nimelt Tarju maakohus tunnistas Kalle Laaneti kelmuses süüdi ning karistas teda aasta ja 4 kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Tõsi küll, Kalle Laanet selle kavatseb edasi kaevata, aga talle siis etteheidetav kelmus seisnes kuluhüvitiste eest toona oma abikaasa pojalt korteri üürimises, varjates siis seda asjaolu muuhulgas kuluhüvitiste dokumentides ametnike eest. Alar Lehes-Metsa, kas me näeme siin kõik samamoodi üht mustrit, ehk et kas prokuratuur on võtnud rahvasaadikud ja nendele eraldatud raha kasutamise nii-öelda ekstra tähelepanu alla? Ma kõigepealt võib-olla natukene nii-öelda faktitäpsuse mõttes käiks selle osa üle, et me ei saa öelda kõigi nende juhtumite puhul, et justkui oleks kuritegu toime pandud, ehk et see, et riik esitab kahtlustuse, uurimisasutus või prokuratuur, siis ei tähenda, et inimene on kuriteo veel toime pannud, et nende 2 juhtumi puhul, kus me räägime täna saadikupuutumatuse äravõtmise taotlusest ja sellest, et süüdistusakt on kohtusse esitatud, need inimesed on seni ikkagi selles mõttes kahtlustatavad, süüdistatavad, aga mitte süüdi olevad, et me ei saa seal öelda, et kuritegu on toime pandud. Aga nüüd, mis puudutab mustri küsimust, siis ma ütleks, et see on vaataja silmades. Üks aspekt on see, et me saame tegelikult seda loetelu veel pikendada, kui me seda tahaksime. Ma arvan, et võib-olla praegu me sinna ei lähe, aga tegelikult saadikuid, kelle kuluhüvitistega on küsimusi olnud, leiame me siit lähiaastatest veel. Aga kindlasti, mille saab ühemõtteliselt välja öelda, on see, et prokuratuur ei ole mitte mingil juhul võtnud nüüd kuluhüvitiste küsimust kuidagi eraldiseisvalt luubi alla või fookusesse. Pigem, ja see on ka avalikust meediast läbi käinud, need juhtumid on kõik meie lauale sattunud, ütleme niimoodi siis, et juhuslikult tuleb siinkohal tunnustada ajakirjandust väga hea uuriva töö eest, sest ka nimetatud juhtumitest 2 on tegelikult tulnud siis õiguskaitse huviorbiiti läbi ajakirjanduse töö ja ainult läbi ajakirjanduse töö. Ehk siis, et ei politsei, prokuratuur ei ole iseseisvalt selliseid juhtumeid otsima läinud ega otsima hakanud. Nii et siis ei käi ikkagi nii, et võib-olla omavahel vastanduvad erakonnad seisavad teil seal ukse taga kuriteoteade näpus? Kindlasti mitte. Sellist ka nende 2 või 3 siin loetletud tutvustatud kaasuse puhul mitte ükski ei ole sellisena nii-öelda sündinud ega välja kasvanud millestki taolisest, vaid et nii Grünthal kui Laaneti kaasus võrsusid ajakirjanduse tööst, ajakirjanduse käsitlustest ja Mölderi kaasus kasvas lihtsalt juhuleiuna välja teisest menetlusest. No kõikvõimalikest esindustasude, kuluhüvitiste ja ka nii-öelda katuserahade väärkasutamisest on aastaid meedias räägitud ja kirjutatud ja nagu te viitasite, teie ka olete sealt ka materjaliks alust leidnud, aga midagi tuleks vist nende asjadega ette võtta, sest me peame tunnistama, et kõik Riigikogu liikmed ja parlamendi saadikud ei ole meil riigimehed ega aumehed ja kipuvad ikkagi võimalusel need olukordi ära kasutama. Ja kui on võimalik kasutada, siis on, aga võib-olla tasuks meil mõelda selle koha pealt, et äkki midagi teisiti teha siis, et ei oleks seda kiusatustki mitte. Ja kindlasti, 100% nõus. Ja ka prokuratuuri veendumus väga selge on see, et Riigikogu ise peaks selle küsimuse lõpuks ometi ära lahendama, see selline peatolek või segadus või selgusetus on kestnud aastaid
ja võib ka seda öelda, et ei prokuratuuri ega uurimisasutuste huvi ei ole selliste küsimustega mitte mingil moel, vähemasti mitte kriminaalmenetluses tegeleda. Kriminaalmenetlus ikkagi on riigi äärmuslik tööriist, seda tuleks kasutada viimasel võimalusel ja nende kuluhüvitiste teema tegelikult on võimalik siis nii-öelda ära klaarida või siit prokuratuuri ja uurimisasutuste vaateväljast välja võtta sellega, et see kuluhüvitiste regulatsioon tehakse korda. Et kas näiteks see, kuidas seda teha, ei ole loomulikult prokuratuuri öelda, aga üks võimalus on näiteks see, et siis kas kehtestada mingi protsentuaalsed kulumäärad, mille ulatuses võib Riigikogu liige siis kulutusi kanda ja need hüvitatakse näiteks Riigikogu liikme palgast, ma ei tea, igakuiselt, iga kvartaalselt, kas 10%, 15%, mis iganes. See on puhtalt otsuse küsimus. Aga jah, et siin tegelikult vaataks prokuratuur ja uurimisasutused otsa Riigikogule endale, et palun, see on teie pädevuses, muutke oma seadus ära, kas see Riigikogu liikme kuluhüvitiste kord, tehke see sellisena korda, et need ei jõuaks prokuratuuri ja uurimisasutuste töölauale. Muide, mis hetkel nad jõuavad, kui jällegi üksikjuhtumite juurde tagasi tulla, et mis hetkest alates hakkab ikkagi prokuratuurile tunduma, et see ei ole enam lubatud? Seda, te mainisite, et sellist segadust on seal rohkem küll ja veel, aga mis hetkel ta ikkagi juba tundub, et ta on kuritarvitamine ja mitte enam juhuslik aps? Eks see nüüd on alati selline tõendamise küsimus lõpuks, et ega me seda ette öelda ei saagi, aga nii nagu täna kõigi teiste kuritegudega, ehk siis, et kui meil on kuritööle viitavad tunnused, siis tänase kriminaalmenetluse seaduse kohaselt meil on kohustus kriminaalmenetlust alustada, ehk siis kindlasti teada-tuntud niinimetatud legaliteedi põhimõte. Ja varavastaste kuriteo puhul, nii nagu need siin meil laual on olnud, kas omastamine või kelmus, algab kuriteo piir 200 eurost ja 1 sendist. Alla selle on siis tegemist väärteoga. Et selles kontekstis nii lihtne ongi, et kui on nüüd ajakirjanduses mingi fakt välja uuritud ja seda seal käsitletud ja selle piirmäär jääb üle 200 euro ja 1 sendi ja seal on võimalikud viited kuriteole, siis põhimõtteliselt on täna siis õiguskaitse pool olukorras, kus nende asjaolude selgitamiseks tulekski kriminaalmenetlus käivitada. Kriminaalmenetlusest rääkides, siis kui keeruline on ühe parlamendisaadiku kas kahtlustamine või süüdistamine, teatavasti on nad kõik siia saadiku puutumatusega ikkagi kaitstud, et kui keeruline selle saadiku puutumatuse äravõtmine lõpuks on, et kui suur see üleastumine ikkagi siis peab olema? Vot siit need 2 asja kokku tulevadki, et prokuratuuri seisukoht on see, et saadiku puutumatuse äravõtmine on ikkagi samuti viimane samm ja olukorras, kus me teeme seda olukorras või taotleme siis seda olukorras, kus teisi võimalusi enam asja lahendamiseks ei ole. Ja nüüd, kui me räägimegi ka sellistest, ütleme siis rahvakeeli üpriski vähetähtsatest rikkumistest ja teisalt siis olukorras, kus nad toovadki kaasa saadiku puutumatuse äravõtmise taotluse esitamise, siis siin ongi justkui pisut suured käärid selle saadiku puutumatuse ja nüüd selle süütöö raskuse vahel. Aga protsessuaalselt tõepoolest ei ole prokuratuuril selles kontekstis teist valikut, kui lihtsalt teha siis õiguskantslerile see taotlus. Aga ilmselgelt see taotlust ei tee me kergekäeliselt ja me esitame selle ikkagi sellisel juhul, kui tõesti teist võimalust selles asjas lahenduseni jõudmiseks enam ei ole. Siis see protseduur muidugi käib, et Riigikogu hääletada. Meil oli juttu, et siin tegelikult võiks parlament või Riigikogu siis ise nagu leida mingisuguse lahenduse, muuta seda olukorda selliselt, et ei oleks ka isegi mitte kiusatust nüüd väärkasutada neid vahendeid, aga olete te märganud, kuivõrd seda huvi on ka sealt poolt tunda, et muudaks midagi, teeks paremaks, et parlamendi liige ei oleks selles olukorras, et tal seal kui olete te märganud mingisugust huvi ka sealt poolt, et üks asi on nüüd teie ettepanek, aga võib-olla neile väga meeldib selline olukord ja nii jääb?
ei oska öelda, kas neile meeldib või ei meeldi, mida ma küll saan öelda, on paraku mina ei ole märganud, et nüüd Riigikogu erinevad koosseisudki oleks selle teema kuidagi tõsiselt ette võtnud ja väga selgelt välja öelnud, et nad nüüd tahavad selle asja ära ravida ja korda teha. Et paraku sellist väga selget sõnumit ei ole mina vähemalt kuulnud, vähemasti ei meenu, et mõni Riigikogu koosseis oleks seda sellisena deklareerinud. Ma ühe momendi küsiks veel üle, et siin Tõnis Möldri puhul on ka mainit või juttu olnud sellest nii-öelda katuserahast ja sealt siis selle nii-öelda kus on siis altkäemaksu võtmise moment. Nüüd, kas katuserahad kui sellised, kas see eraldi vaadates on selle peal mõeldud, et võiks lõpetada ära selle katuserahade pulli, sest kuidagi juba sisse on kirjutatud väike korruptiivsuse võimalus või korruptsiooni võimalus, vabandust? No jah, eks ta on nüüd katuseraha on ju oma eesmärk tegelikult ja ma iseenesest arvan, et sel viisil teatud valdkondi, tegevusalasid, elualasid toetada ei ole täpselt mitte halb mõte. Aga nende toetustega pahatihti tõesti kaasneb teatud selline väike ahvatlus seal kõrval ja nüüd lihtsalt meie, ütleme siis ka kõigi riigi ja Riigikogu ja teiste institutsioonide kohustus on nüüd tegeleda nende korruptsiooniohu ennetamise küsimustega. Ja ma tegelikult usun täitsa siiralt, et meie ühiskond on põlvkonna mõttes välja kasvamas teatavatest sellistest nõukogudelikest jäänustest ka selle korruptsiooni tolereerimise suhtes. Ehk et pilt tervikuna, ma väidan, on läinud paremaks. Nii et suures plaanis ma ütleks, et selle tõttu ei peaks ära jätma mingisuguste valdkondade või elualade toetamist, et me pelgame, et seal on võimalus ka ühtlasi siis teatavateks võimukuritarvitusteks või omakasuks. Tahaks loota, et see põlvkond on vahetunud. Juhtiv riigiprokurör Alar Lehesmetsa, 1000 tänu, et leidsite aega seda üsna keerulist teemat avada. Meie aga läheme väikesele pausile, pärast seda on meil saates uued külalised ja lahkamisel uus teema. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, kuid nagu lubatud, siis on taas meil uus teema ja uued vestluskaaslased. Nimelt pidas politsei mõned päevad tagasi kinni tagaotsitava, kes kahtlustuse järgi ründas mullu mais teist inimest mõõgaga, just mõõgaga. Kellega tegu, kust pärines mõõk ning milline oli kuriteo võimalik motiiv ja taust, selles aitavad meil selgusele jõuda prokurör Rebecca-Marie Post ja Tartu jaoskonna menetlustalituse grupijuht Taivo Rosi, kes mõlemad on ka Kuku Tartu stuudios koha sisse võtnud. Tere ja suur tänu, et leidsite aega Krimiraadios osaleda. Ja tere päevast. Ja tere ka minu poolt. Me peame vist ikkagi küsima üle, et mis seal pargis siis ikkagi toimus, sest peab tunnistama, et Jaapani katana tüüpi mõõgaga keset valget päeva võhivõõra inimese ründamine on vähemalt minu jaoks siiski erakordne juhtum. Ma loodan või arvan, et ka teile. Jah, et politsei poolelt kindlasti pean nagu nõustuma, et ei ole kaugeltki mitte igapäevane sündmus selline meil. Aga kahjuks on tegemist hetkel veel käimas oleva kriminaalmenetlusega, et mistõttu saame rääkida natukene siis sellise pisikese saladuskatte loori varjus. Aga küll seda päris algust avades, et 4. mail siis möödunud aastal sai politsei suhteliselt äreva teate Tartu linnast, et kes Tartu linnaruumi tunneb, et siis Annelinna taga lõpus kaldateel, seal kuskil Selverist üle tee, toimus siis sündmus, et kus ühte 33-aastast meest rünnati noa või mingi muu terava esemega ja politseipatrull siis sündmusele reageerides tõesti tuvastas, et midagi sellist on aset leidnud. Mehele anti siis koha peal esmaabi, toimetati haiglasse ja oli selline vahest isegi õnnelik vahejuhtum, et eluvaim jäi sisse ja politsei alustas siis selle pinnalt kriminaalmenetlust.
ja kohe siis väljakutse järel õnnestus üks võimalik kahtlustatav ka lähedalt tabada. Jätkasime menetlustoiminguid ja suhtlesime inimestega, kogusime täiendavaid tõendeid ja saime suhteliselt kiirelt aru, et see esmane kahtlustatav ei ole tõenäoliselt ikkagi see isik, kes selle teo vahetult toime pani ja 4 päeva hiljem olime juba siis tõel natukene rohkem jälil ja võimaliku toimepanijaga tagaotsitavaks kuulutasime. Ma hetkeks lihtsalt panin ennast politsei kuidagi olukorda, et kui keegi mulle tuleb rääkima, et keset päist päeva rünnati mind mõõgaga, siis ma vist alguses ei usuks seda. Kas ja kui palju oli teil seda selgitustööd, et tõepoolest, et keegi jooksis pargis ikkagi mõõgaga ringi? No tõesti, nagu ennist väitsin, et igapäevaselt selliseid asju ette ei tule, et üksjagu usutamatult ta meie jaoks kõlas ja võib-olla, et ka Tartu inimeste jaoks, üldsuse jaoks laiemalt, et aga politseitöös tuleb ette ka keerulisemaid juhtumeid ja ega ta väga palju nagu teistest võib-olla rasketest kuritegudest ei erinegi. Nüüd ma vist kaldun sellesse sinna kanti, mis on juba veidikene saladuse looriga kaetud ja võib-olla te väga palju rääkida ei saa, aga siiski, mina võin ju küsida vähemalt. Et kust selline haruldane mõõk, sest katana mõõk, see eeldab, et see on kellegi oma, kes tegeleb mingisuguse võitluskunstiga või on siis mingisugune kollektsionäär. Kuidas see sattus siis ühe tänavapäti kätte ja võt seda tausta, kas te võiksite natuke avada? Vabandust, kindlasti seda eeldust ma ei saa kuidagi kinnitada, et see on, ütleme, asjatundja relv hetkel, et meil ei ole seda infot, et kahtlustatav oleks kuidagi varasemalt selliste mõõkadega kokku puutunud, aga kindlasti ma selgitaksin võib-olla kuulajale, kes ei ole kursis sellega, et milline on üks katana. Ma selgitaksin, et tegemist on üsna pika sellise 60 sentimeetrise teraga jaapanipärase mõõgaga. Ja väga terava mõõgaga minu teada. Ja väga terava mõõgaga, kui ta on ikkagi kasutamiseks, sihtotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud. Ja seda on ajalooliselt kasutanud hoopis samuraid, et kuidas see nüüd siia avalikkusesse jõudis, kuidas see kahtlustatav kätte jõudis, et seda on hetkel veel vara selgitada, kuna kohtueelne uurimine käib. Aga ma ütlen kindlasti ära, et tegelikkuses on tegemist väga ebapraktilise rünnakuvahendiga, see on võrdlemisi suur, seda on raske varjata ja nagu ka tegelikult juba kõlas, selle kasutamine või vähemalt efektiivne kasutamine eeldab ikkagi eelnevat treeningut. No hetkel on kahtlustatav mees nimega Aivar Berezovski, kes ka tagaotsitav jupp aega oli. Kellega meil tegemist on, nii palju kui rääkida saab, et on mehel ka mingisugune varasem kuritegelik taust olemas? Jah, kahtlustatav on 26-aastane noormees, kes tõepoolest on varasemalt ka seadusega pahuksis olnud. Ma tooksin siin välja, et tal on ka hetkel kehtiv kriminaalkaristus röövimise toimepanemise eest, mis mõisteti 2024. aastal. Ja siis oli süüdistuse sisuks grupiviisiline röövimine, et kokkupuuted õiguskaitseasutustega on mehel kindlasti olemas. Nüüd jällegi, ma kardan, et ma küsin millegi kohta, mida te ei saa nüüd liiga täpselt vastata, aga ikkagi, mis selle rünnaku põhjus või motiiv võis olla? Kas tõesti see mobiiltelefon üksnes, mille ta ka kaasa haaras nüüd kannatanu oma? Või oli seal veel midagi, mingisugune tüli, mingisugune lahendamata probleem? Jah, et praeguse uurimisversiooni kohaselt oli rünnaku põhiliseks ajendiks tegelikult ikkagi kahtlustatava ja kannatanu varasem konflikt. Ja kuigi seni kogutud tõendid viitavad sellele, et kahtlustatav haaras rünnaku järel kaasa ka kannatanu telefoni, et see ei pruukinud olla ainus põhjus selleks rünnakuks, aga selle tõttu on hetkel alus siis käsitleda seda juhtunut röövimisena. Härra Aivar Berezovski, kes praegu on kahtlustatav, ta oli tagaotsitav juba ikkagi üsna pikalt. Miks alles nüüd siis temani jõuti, kust kohast ta tabati võib-olla? Tabati ta Eestist, tabati ta välismaalt, oli ikkagi vist rahvusvaheliselt tagaotsitav, kui ma mäletan õigesti. Jah, et ega kellegi tagaotsitavaks kuulutamine või kellegi tagaotsimine ei ole mingisugune võluvits oma, et
ja politseil paraku varustuse hulka ei kuulugi ühtegi klaaskuuli. Et inimeste otsimine nii teadmata kadunud kui ka siis tagaotsitavate puhul nõuab sükest süsteemset ja järjepidevat tööd, et enamjaolt tabatakse meil inimesed ikkagi suhteliselt lühikese perioodi jooksul, küll aga siis eristuvad mõned tagaotsitavad, kes siis võivad pahatihti olla sellised, et nad võrdlemisi konspiratiivselt toimetavad oma igapäeva asjades ja ega nad ei soovigi, et neid leitakse ja nende tabamine ei pruugigi eriti lihtsaks osutuda. Et selline süsteemne töö ja info korjamine ja siis infode kontrollimine on ilmselt see, mis lõpuks selle tulemuse toob. Ja võib ju öelda nii, et tõesti, et hirm on see, mis mehe araks teeb ja ilmselt hoidus ka meie kahtlustatav sellisest liigsest tähelepanust, et mis ka tingis selle, et teda loetud päevade või loetud kuudega kohe kätte ei saadud. Aga ta lõpuks tabati Eestist või ikkagi välismaalt? Ja ikka oli Eesti Vabariigis, et kuivõrd on karta, et ta selle aja jooksul, mis ta nüüd vahepeal tagaotsitav oli, sooritas veel kuritegusid, sest ütleme, minevik justkui paneb selle peale mõtlema vähemalt, et see ei pruukinud jääda ainsaks nüüd see mõõgarünnak. No teiste võimalike kuritegude kohta hetkel politseil ega prokuratuuril infot ei ole, aga tolle teo toimepanemise hetkel, eelmisel aastal selle röövimise toimepanemise hetkel tõesti oli alust arvata, et kahtlustatav võib jätkata kuritegude toimepanemisega, eks sellele viitab kõige rohkem juba selle toimepandud kuriteo raskus, et seda on ka seadusandja pidanud väga raskeks teoks, võimaldades selle eest karistada tegelikult lausa kuni 15-aastase vangistusega ja arvestades seda uute kuritegude ohtu, et see oli ka üheks põhjuseks, miks juba eelmine aasta sai kohtult taotletud kahtlustatava vahistamist ja kohus ka selle põhjendusega nõustus ja Tagaselja Presovski vahistas. Kas te mõõga olete kätte saanud? Hetkel ma ei saa seda kommenteerida. Prokurör Rebecca-Marie Post ja Tartu Jaaskonna menetlustalituse grupijuht Aivar Osi, suur tänu, et leidsite aega saates osalemast. Sellega on tänane teemaderohke Krimiraadio lõppenud. Täname veel kord saate külalisi ning loomulikult ka kuulajaid. Saadet juhtisid nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Järgmine Krimiraadio eetris juba järgmisel teisipäeval veidi peale kella 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.